kas teie teate, mis on bränd? Kas teil on äkki oma bränd? Täna räägimegi sellest, mis on bränd. Mina olen Tiina ja minuga on täna stuudios kaks väga erinevat, aga samas väga edukalt ennast brändinud inimest. Roger Tibar ja Merlin Miida. Tere! Tere! Ciao! Te olete kindlasti väga paljudele tuttavad läbi sotsiaalmeedia, aga olge head ja rääkige natuke iseendast ka. Ole lahke. Ma tänan, väga viisakas sinust. Mina olen Merlin ja kui sa siin ütlesid, et küsisid, et kas sina tead, mis on bränd, siis ma ei ole päris kindel, kas minagi tean, mis asi see on. Ma saan aru, et bränding on selline asi, mida sa tegelikult kogu aeg teed, kui sa oled sotsiaalmeedias aktiivne. Aga ma saan aru, et tavainimene võiks võtta mind või nimetada mind nagu sisuloojaks või mõjuisikuks või influenceriks või kõik need fancy'd sõnad, mis meil välja mõeldud on, siis ise nüüd ma hakkan aru saama, et jah, ma võib-olla natukene olen ka, aga ma ei ole ennast selleks nagu kunagi ise pidanud ja ma nagu ei ole teadlikult selle poole püüelnud või teinud midagi teadlikult selle jaoks, et luua enda brändi või siis hakata nagu mõjuisikuks. Et see on tulnud väga orgaaniliselt ja juhtus natuke nagu kogemata ja ise niimoodi, ma ei teagi täpselt, kuidas. Ma tunnen hästi palju ennast ka selles vastuses ära, sest et kõiki asju tehes, pidevalt katsetades erinevaid, olgu see siis spordivaldkond või mingi huviala valdkond või kas või YouTube'is õppides uut asja ja siis proovides seda ka kuidagi realiseerida mõne sotsiaalmeediakanali peal, siis ega taustal kuklas ei ole olnud see, et ma nüüd sellega kuidagi kogun tuntust või saan kuulsaks, eks ole. Ja Eestis minu meelest ei olegi nagu kuulsad inimesed, et on mõned tuntud inimesed, aga ilmselt on nagu osati see, et kui sa teed mingit oma asja, mis sulle väga meeldib, siis tahes-tahtmata sul mingisugune jälgijaskond tekib ja mul mingisugune väike seltskond on, kes kaasa elab ja selle üle mul on hea meel, aga kui sa alguses küsisid korraks, et võib-olla ennast laiemalt rääkida, siis kellega esmakordselt siin videovahendusel tutvume, siis 26 on mu vanus ja ma nimetan ennast selliseks aktivistiks elukutselt pigem, et on vähe asju, mida ma võib-olla ei ole proovinud, vähe ämbrid, mida ma ei ole koristanud, aga selle kõige käigus olen ma võib-olla avastanud asjad, mis mulle eriti meeldivad, tuues siin kohe mõne näite, ongi näiteks avalik esinemine ja spordis siis diskord või võrkpall, et nende pinnalt ilmselt me jõuame täna detailidesse minna veel. Aga mis siis on üleüldse bränd? Mida see mõiste nagu tähendab teie arvates? Kui ma mõtlen kommide peale, siis nüüd on küsimus meile kõigile, kas me ostame kommi sellepärast, et komm on magus või me ostame kommi algselt sellepärast, et meile meeldib see pakend. Näeb äge välja, tahaks proovida. Minu jaoks on bränd see teine. Ehk siis ma tahan midagi visuaalselt apetiitset, midagi seksikat, mis tõmbaks mind enda poole ja siis loodan, et see sisu pärast seal sees on sama hea. Nii mina vähemalt mõistan nagu brändi ja ka persooni brändi, et see kommipakk nii-öelda võiks olla kutsuv ja see võiks olla selline, mis tekitab inimeses emotsioone, mingid tundeid, äratundmist võib-olla või samastumist ja sellele sa laod siis seda sisu juures sisse, mis ilmselt erinevate inimeste jaoks on natukene erineva maitsega ja kõigile ei sobigi üks maitse ja kõigile ei saagi meeldida. See on, ma arvan, brändide puhul alati nagu hästi oluline ka, et sa hoiad nagu enda mõttes võib-olla kinni, et sa pidevalt ei muutu, aga jah, me ütleme hästi lihtsalt analoogiat tuues, siis bränd on see, mis paneb inimest seda kommi ostma. Ma olen sellega nõus selles mõttes, et sellise tavalise inimese jaoks, ka minu jaoks ongi see välimine asi põhimõtteliselt, mida inimesed seostavad brändiga, on see väline, mida ma näen. Kas siis seal seda kommipakendit poeriiulil või mingisuguse saiapakendi pilti või ütleme siis ka mingisuguse ettevõtte feed'i Instagramis, kui me sotsiaalmeediast räägime, eks ole. Et see on nagu põhiline, mis tundub, et võiks olla bränd, kõik see visuaalne, mida me näeme ja ma arvan, et tavainimese jaoks see ongi, need inimesed nagu
ilma, et nad seda teaksid, nad ongi tegelikult mõjutatud hästi palju sellest välimise see osa, nagu sellest väljapaistvast osast, ehk mida sa näed nagu silmaga. Aga ma tegelikult arvan, et mis see bränd kui selline tegelikult on täpselt pigem just see vastupidine asi, mis on selle nagu visuaalse asja taga, mille peale ma tegelikult võib-olla ei mõtle. Et kui sa tõid selle kommi näite näiteks, nüüd mõtleme kommi peale, siis ma ei tea, mis see oli esimene kommi asi, mingi bränd, mis sulle nagu pähe lõi? No esimesena tuleb Kalev. No eks ole, täpselt. Et, aga see Kalev ei tule sul ilmselt ikkagi nagu sellepärast meelde, et oi, mul on see mingi konkreetne üks komm, mis mulle väga maitseb või oi, tal on see sinine ilus kommipaberi pakend, mis seal on. Et see Kalev tuleb ilmselt enamusel siin ruumis viibijatel tuli nagu Kalev sellepärast, et Kalev on teinud hästi head seda brändingu tööd. Ehk see bränd on nagu tegelikult see, mis juhtub siis, kui nagu see klient nagu läheb ruumist ära ja mis nad räägivad siis, kui seda brändi esindajat seal ruumis ei ole. Ehk see tunne, mida ma talle nagu tekitan. Ma arvan, et tegelikult on nagu bränd see. Ma ei tea, kas ma olin segane natuke. Selle juures ongi see storytelling on mega oluline alati brändi juures, et sellega sa tekitad seda emotsiooni, et ma arvan, kui me kõik korraks mõtleme 2 sekundi jooksul ühe spordibrändi peale. No kõigil tuleb Nike. No ilmselt tuleb, eks ole, Nike, eks ole, võib-olla mõnel fanaatikul tuleb ka Adidas või Puma, aga ilmselt sulle esimesena on, eks ole, Just Do It ja väga lihtne kontsept, väike kaareke justkui konksuke, eks ole, aga sul on nagu mingi story seal taga, kas sul on mingi inimene seal taga, mingi sportlane või sul on need emotsioonid, kui me vaatame neid reklaame, eks ole, et nad alati räägivad läbi kogemuse, läbi emotsiooni tekitamise, mingi tunde tekitamise ja Kalevit me võib-olla seostame ka mingi tundega, mingi maitsega, eestlusega, võib-olla natuke rohkem kui võib-olla laimat. Ja see ongi see, mis tekib nagu aastate pikku ja mulle tundub, et see on asi, mida ei saagi nagu kohe from day one nagu hakatagi, et nüüd ma tekitan sulle seda emotsiooni. Et seda tahes-tahtmata tuleb nii-öelda protsessi käigus. Ajaga, jah. Aga kuidas Eestis on lood üldse brändinguga? Ma arvan, et hakkab järjest paremaks minema. Et see on selline tänapäevane pop-asi, millest nüüd järjest rohkem räägitakse ja võib-olla siis ka need brändid ise hakkavad aru saama, et see bränd tegelikult ei ole ainult see väline, vaid tegelikult ongi see storytelling ja see, mis sinna taha jääb, et sa pead nagu see töö, mis sa pead tegema nii-öelda kaamera taga. Et mulle tundub jah, et hakkab nagu järjest rohkem paremaks minema, et inimesed nagu mõtlevad selle peale rohkem kui võib-olla siin varasemalt mingi 10 aastat tagasi näiteks. Ma olen nõus, sest konkurents on ju meeletult karm. Ükskõik, mis valdkonnas sa midagi teed ja tahad püünele saada, siis sul on väga palju sarnaseid või teisi püüdjaid vähemasti, kes tahavad inimeste tähelepanu saada. Ja selle tõttu üks asi on see, et proovitakse olla aina rohkem erinevates sotsiaalmeediakanalites pildil, et mitte ei ole ainult mingi Facebooki turundus ja koduleht, eks ole, vaid ikkagi teadlikult leitakse ka muud viisid üles, kus on võib-olla noorem sihtgrupp või mõne brändi jaoks võib-olla just eakam sihtgrupp olemas. Ja hakataksegi mõtlema, et millist väärtust me müüme, võib-olla mitte ainult seda, et millist asja või teenust me müüme, vaid mis on see väärtus seal taga, et milline aisting inimesel võib-olla tekib või võiks tekkida meie toodet tarbides või teenust tarbides, et see on, et on neid tugevaid muidugi brände ju pikalt olnud ka, kes teadlikult on ühte niši ajanud ja on inimestele meelde jäänud, aga ma arvan, need, kes on tulemas nagu turule ja mõtlemas, et kuidas siis püünele saada, siis kuna just konkurents ongi armutu ja sa võid võib-olla 6 aja pärast avastada, et sa oled teinud 6 aega tühja tööd, keegi ei näe sind, siis selle ennetamiseks ma arvan, see mingi siuke marketingkampaania ja strateegia seal juures mõeldakse aina süvitsi rohkem läbi. Eriti, kus meil nüüd uued sotsiaalmeediaplatvormid, nagu näiteks TikTok on peale tulnud ja kui ettevõte ei ole tänapäeval seal, siis sa oled juba maha maganud natukene selle. Aga kes näiteks teie arvates on üks hea näide Eestis brändingust? No välja arvatud Kalev siis on ju. Eestis? Välismaalt võtaks küll kohe hoobiga, et kes on nagu väga head brändingut teinud, aga Eesti koha pealt. Sportland äkki? Ma just tahtsin Sportland öelda. Sama. Et kuidagi lihtsalt nagu elujõulisus on see, mis nagu kangastub sealt kohe esimese asjana. Et muidugi neil on ägedad inimesed ümber ringi ka ja neil on võimalik tuua tuntud inimesi ümber.
erinevatest eluvaldkondadest. Aga kui nad alustasid, nad on juba ju üsna kaua turul olnud, et kui nad alustasid pigem ikkagi ainult spordipoena, et müüa neid sporditooteid, siis nüüd nad on ikkagi aastatega läinud hoopis nagu laiemaks, et enam ei ole Sportland kui spordipood, vaid ta on juba suurem. Et seal on kõik need tervisespordiüritused, mida nad üldse tervislikku eluviisi ja seda liikumist nad hullult palju ju nagu toetavad, et nad teevad nagu kõike muud ka, et selles mõttes on nad väga suure sammu just selle hea tunde tekitamise osas nagu teinud, mulle tundub. Ja ma arvan, et ei ole ka inimest, kes ei teaks, mis on Bolt. Ja. Et Eesti peale mõttes, et kindlasti neid ükssarvikuid on veel, mida mingi ringkond teab väga hästi ja teine ringkond võib-olla vähem, aga mulle tundub, et ka Bolt on tänu sellele, et ta on ka rahvusvahelisel tasandil nii jõuliselt liikunud teistesse riikidesse ja Eestis, eks seal pakub erinevaid teenuseid toidust kuni tõuksini välja. Et tänu sellele on see roheline ja valge logoke inimestel nagu silme ees. Kas teie puhul oleks õigem kasutada sõna nišš või bränd? Või persoonibränd? Või persoonibränd? See on küll päris keeruline küsimus. Ma ei oskagi, ma ei teagi. Ma arvan, et nagu ma ütlesin, ma ise ei ole kunagi nagu teadlikult pidanud ennast brändiks või ennast kui nagu persoonibrändi kuidagi turundanud. Aga see, mida ma teen siis Instagramis, sotsiaalmeedias, see pigem, ma arvan, et mul on kindel nagu nišš ikkagi pigem, mille järgi ma olen siis mõnele või teatud mingi grupile tuntud. Et pigem vist võib-olla siis ikkagi nišš. Ma ei tea, kas ma julgen seda välja öelda. Nüüd on see kaameras ja nüüd on see purgis. Nüüd on salvestatud, täna ma ei saa nüüd ma nišš. Ma ise kaldun võib-olla sinna persoonibrändi termini juurde natuke rohkem. Võib-olla seda tausta seletades ongi see, et nišš seostub nagu väga tugevalt sellise ühe konkreetse asjaga. Ja sul on see olemas, aga ma olen nagu tihtipeale avastanud ennast sellest mõttes, et mis see üks asi siis nagu mul on. Et mitte sellepärast, et ma nüüd tahan teha 100 asja, aga mulle tundub lihtsalt, et ma ei suuda välja valida hetkel vähemasti oma elus seda ühte asja, et millele ma nüüd 100% ainult keskendun. Et tahes-tahtmata mul neid nagu tegemisi on mitmeid ja igal ühel on oma audients osati. Aga need overlapivad väga palju. Ja selle tõttu persoonibränd, ehk siis pigem see isiksus võib-olla, minapilt inimestel seostub võib-olla, ma ei tea, kas siis varasematest tegemistest või kuskil on nähtud, tekib mingisugune esmane seos võib-olla nimega ja selle nime taha siis tekivad mingisugused tegevused. On see siis tööalaselt, sportlikult, sotsiaalmeedia presentsi tõttu ja see tekitab võib-olla sellise persooni kuvandi ehk brändi, ma arvan. Mina seletaks enda vaatest nii. Aga nüüd neile, kes teid veel ei tea, siis rääkige nüüd sellest ka, et mis see siis sinu nišš ja sinu persoonibränd on? Tegelikult, kui ma Rogerit kuulasin, siis tegelikult oli kõik väga loogiline ja ma hakkasin, et äkki ma olen ikka ka persoonibränd. Sest et mul on küll see nišš, ehk siis tere, mina olen Merlin Instagramis tuntud kui Home in Estonia. Ja kuidas me siis sain osale grupile inimestest Eestis tuntuks, oligi see, et ma hakkasin Instagramis aktiivselt kajastama enda kodu loomise lugu. Ehk me hakkasime maja ehitama ja siis, kui see maja sai valmis, siis ma hakkasin seda sisustamist nagu hästi aktiivselt enda isiklikul kontol kajastama. Aga kuna mulle tundus, et seda läheb hästi paljuks ja ma kartsin enda sõpradele olla tüütu oma maja postitustega, siis ma otsustasin mingil hetkel, et ma teen nagu eraldi konto, ehk siis nagu kodukonto, kutsume teda kodukontoks. Ja sealt sai see asi nagu alguse ja kuidagi kasvas hästi kiiresti, hästi suureks, aga miks ma arvan, miks ta nagu kasvas? Nüüd tuleb see koht, miks ma hakkasin mõtlema, et äkki ma olen ikkagi see bränd, eks ole. Et mul on, kui te lähete mu Instagrami lehele, siis mu lehed on ongi kodupildid, et puhtalt ainult nagu nišš kodu sisustus, et see on see niši osa ja sellepärast, miks ma ka nagu võib-olla alguses arvan, et ma ikkagi olen nagu nišš, sest ma tahan seda koduteemat ajada. Aga vaatamata sellele, et need pildid seal kõik on ilusti nagu ainult kodu ja sisustusega, ütleme 98% seotud. Siis see, mis toimub seal storydes, nagu, see ei ole ainult kodu ja sisustus, seal on nagu kõike muud ka ja pigem
mul on nagu päris palju tulnud seda tagasisidet ja mida ma nüüd olen ka ise mõistma hakanud, miks ma arvan, see jälgijate kasv kuidagi ootamatult hästi kiiresti kasvas, oli pigem võib-olla ikkagi selle persooni pärast siis või ehk siis nagu nende story'de pärast pigem, mis ma teen, et seal ma teen nagu sihukest, võib-olla viskan nagu nalja mis nagu kuidagi inimesed oskavad nagu nende naljadega ennast kuidagi samastuda, et selles mõttes ma arvan, et äkki ma olen ikkagi nagu segu ühest ja kahest hübriid, jah. Minu puhul ma pean võib-olla mõned tükid nagu ette tooma, mis moodustab selle siis tervikkomplekti, et ma arvan, et paljude inimeste jaoks võib-olla seostatakse sellist avalikku esinemist läbi siis õhtujuhtimise, läbi pulmaisaks olemise, mis on selline, ma hetkel ütleks veel hobi, tulevikus võib-olla suurem, kunagi olen unistanud, et äkki ka täiskohaga töö, aga praegu on ta tugev hobi, mida ma olen küll aastaid tegelikult 10 juba teinud, kui ma mõtlen õhtujuhtimist ja ma arvan, et mingil seltskonnale on see selline esmane seos, kuna krooniline lobapidamatus on mul pikalt olnud ja seda ma üritan siin-seal ka täna siin kuidagi nagu väljendada, siis see on nagu asi, mida ma olen ka teadlikult võib-olla natukene välja kuvanud, et ongi, et ükskõik mis sündmus sul on vaja, ma juhin ära, on nagu selline väga lihtne lähenemine mul asjade puhul olnud. Samas, kuna ma olen kohe varsti 10 aastat noorte valdkonnas töötanud ja noorte ees seisnud ja tegelenud selle nimel, et noortel Eestis oleks rohkem võimalusi kaasa rääkida, kaasa arvatud juhtides Eesti Noorteühenduste Liitu, siis seal, kuna ma pidin olema avaliku pilgu all kohati, käima, eks ole, siin teles ja raadios ja suhtuma ministritega, siis selle protsessi käigus on nagu jäänud võib-olla see kuvand, et mis mulle endale meeldib ka tegelikult öelda, et kui ma peaksin nagu ühe välja valima, et mis siis nagu nüüd, kes on siis Roger ja mis on see nagu see sisemine passion, no siis see on noored ja ma arvan, et ma kuni ikkagi kõrge eani tean, et ma seisan noorte eest ka siis, kui ma 60 olen, võib-olla see ei tundu enam siis nii see asi, mida peaks tegema, aga see paneb mind nagu põlema ja noorte ees seismine ja noorte huvikaitse. Ja siis jällegi kolmas asi tuleb sealt juurde, hetkel vähemasti on siis võib-olla see, kus ma olen kõige rohkem mingit tractionit saanud, on TikTok ja tants. Et olles olnud kunagi hip-hopi treener 2,5 aastat ja loonud nagu tantsugruppi Haapsalus ja sealt nagu jäi tants soiku, aga TikTokina ma leidsin platvormi, et Eestis ükski mees ei tantsi TikTokis. Et mul on nagu auk täita. Sa leidsid selle niši? Ma leidsin selle niši, jah. Et küll on neid, kes teevad, aga ma nagu võtsin eelmine aasta vähemalt selle nagu süvitsi ette, et ma siis täidan seda tühimikku ja see kuidagi tekitas mingit vaatajaskonda. Nüüdseks on natuke TikToki sisu muutunud, aga ikkagi, et see on võib-olla millega tunnevad siis need inimesed mind, kes ei tea mind nagu minuna, vaid teavad mind nagu läbi TikToki. Ja siis tuleb sport otsa. Aga sina ju sattusid mõni aeg tagasi hoopis teistmoodi natukene nagu avalikkuse pilgu alla rohkem. Et ühesõnaga, kuidas sinu poliitiline karjäär läheb? Aitäh küsimast! Minu poliitiline karjäär läheb järgmise 4 aasta jooksul tõusuteel. Et nüüd ma vastan ka poliitiliselt korrektselt. Ei, tegelikult, kes siis ei tea, siis tõesti ma kandideerisin kohalikel valimistel nüüd sel aastal Haapsalus esinumbrina ja Reformierakonna nimekirjas. Väga suur au olla ühtlasi ka linnapeakandidaat. Seda kahjuks murda ei õnnestunud, aga üks hetk olen ma Haapsalu linnapea. Just, aga see läheb... No ütleme, kui su küsimus oli, või küsimuse algus oli, et üks hetk sai nagu sellega tuntuks, siis tõesti seda ma sellisel kujul ei oodanud. Et hakatakse võtma kinni sellest, et tõepoolest mulle meeldib tantsida ja et ma olen TikTokis olemas ja see devalveeris siis minu sellist poliitilist karikatuuri või olemust. Kuigi see on haneselga vesi ja see ei ole mu esimene rodeo, et olla nagu avalikkuse tähelepanu all. Ja see nagu ei häiri mind sellisel kujul, et las nagu koerad auguvad, eks ole, et haukuv koer ei ammusta niikuinii. Aga üks hetk lihtsalt oli tüütu. Et kui sul helistab nagu Postimees ja siis Päevaleht ja muud asjad, eks ole, ja ei küsi nagu seda sisulist poolt, vaid hakataksegi esimese asjana arutama, et kuule, et sul on selles TikToki video, et ja on küll, jah, nii, räägi, mis siis mureks on. Et see natukene selles mõttes häiris, et see näitabki selle meedia võib-olla sellist
kliki soovi. Et sisusse ei pürgi, aga nüüd tõesti pääsesin volikokku ja Haapsalus järgmised 4 aastat ma plaanin tööd teha ja kohalik tasand on minu jaoks mega oluline, et üldse, et noored panustaks oma kodukohta. Nii et vaikselt tasa ja targu toimetame ja küll Haapsalu veel kuuleb minust. Aga millistest põhimõtetest te lähtute, kui te seda sisu toodate? Põhimõtted? Puuduvad. Pole ühtegi. Ma ei tea, kas seda just nagu põhimõtteks otseselt saab nimetada, aga mina pigem olen algusest peale, üsna algusest peale olnud oma sotsiaalmeedia sisu loomes seda meelt, et ma püüan kajastada kõike võimalikult realistlikult või nii nagu nad ka päriselt on. Et praegu siin on suur teema selle üle, et sotsiaalmeedia on nii võlts ja kõike, mida sa näed, et see miski pole päris. Et mina olen üritanud minna seda teed, et kuigi mu need feed'i pildid on kõik hästi ilusad ja korras, siis tegelikus mul on seal ka nagu storydes näed seda, mis nagu tegelikult selle pildi kõrval on, et kaamera võtab siit selle kliki, aga kui ma natuke juba liigutan, siis sealt paistavad mingid riidehunnikud ja mustad nõud ja kõik nagu sellised asjad. Et minu põhimõte võib-olla oleks olla võimalikult nagu läbinähtav või siiras või nagu ollagi nagu päris. Ma ei tea, kas see on põhimõte või? Ma arvan, et see on väga aus põhimõte. Jah. Mul on üks asi, mis mul nagu kohe kangastub, on kaasav. Võib-olla selle tõttu, et kaasamine on võib-olla minu selline parasit sõna või asi, millega mulle nagu on meeldinud ka tööalaselt tegeleda. Et nii Instagramis kui TikTokis, eks ole, et saada seda feedbacki inimestelt ja lasta nagu anda võimalus neil avaldada oma meelt. Olgugi, kas see on positiivne või negatiivne, nad saavad ennast ära filtreerida ja võib-olla ma säästan mõne Postimehe kommentaariumi siis, kui nad on saanud ennast kuskil minu peal välja elada minu kommentaariumites. Aga teine asi, hästi klišee, aga selles mõttes tõesti olla nagu mina ise, et olgugi, et ma vahepeal tõden, et ma võib-olla ei kajasta kõike ka seda pahupoolt nii palju kui võiks. Sest olgugi, kui sul on ikka halb päev, sa ei tunne ennast halvasti, esimene mõte ei ole see, et ma nüüd panen selle Instasse üles story'sse, et tagantjärele mõtled, et inimestel võib-olla oleks tore ka teada, et mu ei ole nagu fairy dust mu elu ainult, eks ole, vaid on ikkagi väga suuri auke ja prohmakaid ka elus. Alati seda nii palju ei postita. Aga minu jaoks ma tahaks öelda, et see peamine mõte on ikkagi see, et kui noor inimene enamasti, aga ka teisi jäägruppe, kui noor inimene seda sisu vaatab, et tal võiks tekkida tunne, et ta nüüd läheb ja teeb miskit ära. On võib-olla selline nagu kuklas on see soov, et natukene kannustada inimesi tegudele. Väga õilis. Ma proovin. Aga kas teil on nagu mingi selline pikemaajaline plaan ka ette tehtud, et võt järgmisel nädalal ma postitan nüüd need videod ja siis kuu lõpus ma tahan umbes nende jälgijate arvuni jõuda? Ei, minul ei ole. 0 plaani on minul. Minu ainsad plaanid on siis need mõned välja valitud koostööpostitused, mida ma teen siis mõne brändiga, kes on minu poole pöördunud. Et neid ma nagu planeerin, aga see originaalne minu Merlini Mellu sisu, see nagu tuleb siis, kui jumal juhatab, et siis, kui mul mõte tuleb, davai, seda võiks nagu näidata või et see on nagu sisu, mida võiks teistele ka näidata, siis see tuleb lihtsalt võtan telefoni ja teen, et seda ma ei planeeri küll üldse põhimõtteliselt mitte. Mul on teada näiteks see, et järgmine aasta ma kavatsen rohkem oma sellist isikubrändi uue logo näol nagu rohkem promoda, et ma tean, et see on järgmine aasta mul suuremaks teemaks, kuna see on seotud peamiselt ka discgolfiga ja selle prooviga seal nagu maastikul kanda kinnitada Eestis ja olles loonud seal nagu enda sellise logo ja brändi alge ja ka mingi merch, millega ma võistlustel käin, mis on minu nagu nime initsiaalidega, et siis ma tean, et see peab olema nagu
natukene võib-olla selliseks müügiargumendiks nii-öelda mul rohkem Instas varasemast, sest et praegu ma alles kogun hoogu ja ei hakka nagu kõike korraga nagu see läbisegi näitama, küll aga enamasti on jah go with the flow, et Insta eriti, kuna Insta on ju muutunud või muutu sees, eks ole, et ta ei ole tegelikult enam pildi jagamise platvorm ainult nii väga, et ta liigub aina rohkem videosse üle, ka feed'i mõttes, siis ka mul on nagu kuklas kogu aeg see mõte, et mis ma siis sinna panen versus mis ma nagu TikToki panen. TikToki ma planeerin rohkem praegu kui Instat, sellepärast, et TikToki algoritmid on lihtsalt nii armutud. Et kui sa seal nagu rongist maha jääd, siis pead hakkama uuesti nädal aega ehitama, et nagu jõuda oma videodega kuskile. See on väga hea nõuanne, mille nagu kõrva taha panna. Aga ma olen mõelnud, et ma peaks seda tegema. TikToki minema? Ei. Seda ma sinna sa võiksid tulla küll. Mul on seda varemgi öeldud, aga ma arvan, et mul on aega kulub sinna Instagrami juba piisavalt palju, et kui ma selle TikToki ka omal telefoni tõmban, siis aida laps ja elukaaslane nagu. Aga seda tahtsin lisada, et ma olen mõelnud selle peale, et see plaan tegelikult võiks olla ja ma arvan, et mu elukaaslane on see, kes nagu on esimesena 2 käega poolt ja palun tee plaan. et ma olen jah kuidagi, ma ise nagu, võib-olla see on ainult vabandus, mida ma endale nagu ütlen, et ma olen nagu loomeinimene, et ma teen loometööd. Et see kõik ongi, tuleb siis, kui hetk tuleb peale, et siis tuleb teha. Et mul on nagu hästi raske seda enda sisu nagu kuidagi planeerida ja sest ma ei tea, kas mul on homme tuju seda diivanit pildistada või mitte. Ja seda muusat tuleb küll vahepeal oodata, teinekord kauem, kui nagu lootus on, et kui nagu ideaal oleks ikkagi see, et sa päevas 1-2 story't, eks ole, Instagramis võiksid nagu ülesse panna ja hoida rahvast haardes ja anda neil võimalusi poolile vastata või küsimusi esitada ja see toob sinu, eks ole, sisu story'de näol ka uutele inimestele rohkem ettepoole ja kui nagu süveneda sinna, siis ta on ikkagi nagu siuke vähemalt poole kohaga töö eraldi lihtsalt sinna sisu planeerimine, et sa teeksid seda asjalikult. Kindlasti. Aga jah, ma tunnen ka, et kui keegi tahab assistendiks tulla, siis davai, pane mullu. Aga praegusel hetkel ei ole seda ajalist kapatsiteeti hetkel elus, mida võiks olla. Aga koolitöö võtab oma aja ära. Aga pigem jah, kui sa nagu ikkagi võtad eesmärgiks oma seda persoonibrändi või mingisugust tootebrändi või enda brändi nagu Instagramis või sotsiaalmeedias üldse ikkagi nagu siis turundada või tekitada, siis ilmselt on ikkagi see plaan nagu vajalik, et siin nendest algoritmidest oli juba juttu, et põhiasi, kuidas sa nagu Instagramis kasvad, vist peaks ikkagi olema see, et sa oled järjepidev. Ja et see järjepidevus ei tähenda siis seda, et sa pead iga päev mingit sisu looma, vaid sa nagu leiad endale sobiva nii-öelda selle graafiku, mille alusel sa teed, näiteks iga esmaspäev, iga kolmapäev, iga reede. Et sa siis hoiad seda kindlat enda graafikut, mitte niimoodi, et täna panen 3 postitust, siis 2 nädalat ei tee midagi ja siis panen jälle 1 päev ühe ja üle homme teise, et see järjepidevus on vist see märk, mis võiks töötada sinu kasuks. Feed'i ei pea nii palju asju panema kui storidesse behind the scene'i rohkem ja et sa ikkagi inimesi lased natukene nii-öelda põue endal ka. Ja see on kuidagi tõusev, väga, väga aktuaalne teema minu arust, see tagatubade asi. See ma tunnen ka hästi palju on seda tegema hakatud viimase just paari aasta jooksul. Aga see ongi tegelikult, ma arvan ka see, et et inimene näeb, et tegelikult need nii-öelda tuntud inimesed, kes seal Instagramis on, et nad on ka tegelikult tavalised inimesed, et ei ole mingisugused imeinimesed, kes suudavad kõike ja kellel on kõik nii korras ja nii ilus ja nii puhas või et nii hästi oskab kõike teha. Et tegelikult on nagu kõik inimesed, et sellega lihtsalt need jälgijad kuidagi samastuvad ja siis sa nagu tekitadki selle suhte enda ja selle jälgija vahel. Et ta tuleb nagu tagasi vaatama, mis sa veel teed. See on hästi huvitav, kui me mõtleme veel paari aasta taguset aega, kui ka näiteks vaimse tervise teemad ei olnud niivõrd popid. Välismaal olid ammu, eks ole, Eestisse jõuavad need asjad tavaliselt 3-aastase venimisega, sellised suured teemad. Siis kui hakkasid tulema esimesed sellised, nimetame neid influenceriteks, välja sellega, et ongi raske, olengi võib-olla läbi põlend, olen mõelnud, kes isegi suitsiidseid mõtteid, eks ole, siis alguses tundus ka meedia vahendusel selline, et mis mõttes, kuidas sa sellist asja jagad ja et sellest ei räägita ju, eks ole, ja nüüd on nagu justkui natukene kõlab võib-olla halvasti, aga nagu iga päev, mis on hea, et inimesed seda
räägivad vabamalt ja avatumalt, eks ole, ja me saamegi samastuda sellega, et ongi sul, ma ei tea, Martti Hallik tunneb ka ennast halvasti teinekord, eks ole, ja saabki aru, et ei ole nagu kõik alati lust ja lillepidu, et sul võivad olla brändid ümber, sul võib olla väga äge elu, aga selleni jõudmine tekitas piisavalt palju, nimetame neid armideks siis, mitte füüsilisteks, aga ikkagi mingiteks sellisteks võib-olla vaimsed armid tekkisid ja sellega tuleb tegeleda ja nüüd me tegeleme sellega vähemalt avalikumalt ja selle kohta on rohkem infot, et noh, see on see muutus, mis on siin toimunud ja ma arvan, see aitab persoonibrändidele kaasa, sest inimesed on vahetumad, ehedamad. Kindlasti jah, aga samas see nagu mulle isiklikult tekitab sellised, kuna sellest ongi nagu, see on selliseks populaarseks saanud nagu näidata ja rääkida avalikult oma depressioonidest ja ärevushäiretest või üldse kõikidest nendest emotsionaalsetest ja vaimsetest probleemidest, mis sul võivad olla. Et kuna see on läinud selliseks väga populaarseks ja seda tehakse üsna hästi ja suures pildis on see ju ainult positiivne, et info levib ja inimesed muutuvad teadlikumaks, siis mina olen teinekord mõelnud, et ma olen aeg-ajalt ka ikkagi nagu siin Roger ütles ka, et noh, et kui paha tuju on, siis esimese asjana ei mõtle sellele, et sa võtad telefoni ja näitad, et ma olen üritanud mõned korrad ikkagi nagu seda ka näidata, kui mul on mingi lapsega mingid probleemid või samamoodi maadlesin siin oma ärevushäiretega, siis ma nagu ka teadlikult mõtlesin, et ma nagu avalikult räägin sellest, et noh, et lihtsalt näidata, et ma ei ole kogu aeg sihuke pabli ja rõõmus, nagu ma tavaliselt storydes olen. Aga nüüd viimasel ajal ma olen nagu täheldanud seda, et kui ma tunnen, et okei, praegu ei ole nagu hea aeg, et mul on mingisugune mure või probleem, ma ei tunne ennast hästi, et samas on see midagi sellist, mida võiks nagu jagada, siis ma alati mõtlen, et kas ma ikka peaksin seda tegema, et ma ei taha tekitada ka sellist kuvandit, et ma räägin nendest asjadest sellepärast, et saada kuidagi seda lohutust või kaastunnet või seda tähelepanu, et oi, näe, vaesukene, tal on nüüd halvasti, on ju. Et see on nagu natuke nagu kahe otsaga asi, et kui seda teemat muutub hästi päevakajaliseks, siis tekib vastupidi jälle, nendel jälgijatel võib tekkida see emotsioon, et esineb ainult, et nagu tähelepanu saada. Et selles mõttes on see niisugune tricky nagu. See fine line on hästi fine. Et üks selline keeruline asi on siis ajapuudus, aga on teil veel ette tulnud mingid selliseid raskusi selle sisuloomega või brändi ülesehitamisega? Rööprähklemine on see, mis on alati takistuseks. Eriti veel siis, kui sul kuidagi elu annab näiteks ühes aasta kvartalis palju võimalusi. Et üks kvartal on võib-olla hästi kuiv, keskendud võib-olla ka iseendale rohkem, teed asju võib-olla alati mitte nii avalikult. Ja siis teises kvartalis jällegi on kõike juba palju korraga. Ja siis proovida seda kuidagi nagu panna sellisesse pakki või komplekti, et see oleks inimestele söödav ka sotsiaalmeedia mõttes, et ei olegi, et mul on päevas 5 erinevat storyt kardinaalselt erinevate asjadega, et seal oleks ikkagi mingi loogiline kulg taga. See on nagu rusuv võib-olla kohati. Selles mõttes rusuv, et ma ei ütle, et ma olen influencer, ma ei ütle, et ma olen isegi tuntud inimene. Ma arvan, et ma olen võib-olla mingi asi, ja keegi mind jälgib ja keegi ootab võib-olla mu tegemisi, aga noh, ikkagi saad aru, et sa oled sotsiaalmeedias olemas ja mingisugune nagu liikuvus sinu nime taga on, mis tõttu natukene on võib-olla ikkagi mingi põhjendatud ootus inimestel, et midagi sa võiksid jagada ja see tegid nagu, sa ei tunneta seda kogu aeg, aga see kuklus vahepeal ikkagi tiksub ja see on asi, mis on nagu teinekord võib-olla isegi takistanud, et ma ei hakkagi siis nagu üldse täna tegema, mis on nagu justkui siuke easy way out. Aga noh, vahepeal mulle tundubki, et selles mõttes praegu meil salvestamise hetkel, eks ole, on ju noorsootöönädal ja meil on 15-minutiliselt lennurežiimi üleskutsed, et iga päev võtta 15 minutit aega ja panna telefon ära ja teha midagi enesearenguks. Et võib-olla mõni päev olla, eks ole, sotsiaalmeediast täiesti eemal on see, millega tuleb üks hetk nagu olla lihtsalt sina peal, et see ongi fine. Aga selleni jõudmine võib-olla tahad kogu aeg ju olla pildil ja püünel võib-olla mingi hetk ja see tekitab sinus sellist nagu sõltuvust isegi mõni hetk. Et palju mul nüüd Instagramis tuli mingisuguseid like või reactioneid. Et sellest võib-olla lahti saamine, et see on nagu, ma ei tea, mingi
sõltuvus, lähed kuskile hasartmänge mängima, eks ole, samamoodi tekib su sotsiaalmeedias sõltuvus ja ma arvan, et see on küll tekitanud raskusi, et nagu aru saada, et võtta aeg endale ja julgeda lahti lasta, et sellest ei juhtu midagi. Et see on võib-olla selline sisemine võitlus mul olnud. Ja ma suudan täiega samastuda selle jutuga ja et minu arust, kas see üldse ei käigi niimoodi, et nagu kõigil on kuivad ajad, kus ei toimu mitte midagi ja siis tulevad need suured ajad, kus nagu kõik tahavad sult käest nagu kogu aeg midagi, sa peaksid kogu aeg midagi tegema, et see käib nagu kogu aeg üles-alla. Et see tekitab ka minul sellist stressi ja kuigi mina olen kogu aeg mõelnud, et ma teen ikkagi pigem seda sotsiaalmeediat, Instagram on minu põhiline platvorm, et ma kuskil mujal ei ole. Ikkagi selle jaoks, et ma ise tahan seda teha ja ma teen seda ainult seda, mis mulle meeldib teha selleks, et mulle meeldib seda teha. Mitte sellepärast, et ma siis tahan endale uusi jälgijaid hullult palju juurde saada või et ma tahan, ma ei tea siis mida iganes, kuhu jõuda sellega, vaid pigem see algas nagu ikkagi hobina ja huviga selle sisustamise vastu või nagu kodu kujundamise vastu, et see algas kõik sellest. Pluss siis lisaks need isetegemise projektid ja õpetuse videod ja need asjad sinna juurde, et mulle väga-väga, mitte tahtsin öelda meeldis, vaid mulle väga-väga meeldib seda kõike teha, aga kuna ma olen juba selle ratta sees nii kaua olnud, siis ma nagu praegu juba kohati nagu tööd on nii palju peale tulnud, kui ma sellega alustasin, ma olin lapsega kodus, siis oli nagu vaba aega, eks ole. Praegu on nagu töö võtab suurema osa ajast ära ja siis ma tunnen ennast nagu süüd, et okei, aga nüüd ma Instagramis ei olegi täna ühtegi story't teinud, et issand, nad ju kõik ootavad. Et see nagu tekitab tõesti nagu peas või nagu tõesti kuklas nagu tiksub see tunne. Aga samas ma üritan siis kohe nagu ei stopp, ära mõtle niimoodi, et sa mõtle nüüd, mille pärast sa seda teed, et sa ei tee seda kellegi teise pärast, vaid ma pigem üritan ikkagi endale kogu aeg mõelda, et ma teen neid asju, mida mina tahan teha, mitte siis seda, et ma teen midagi, mida minu jälgijad minult võiks oodata. Siit edasi minnes siis, mis mul nagu nüüd hakkas peas keerlema, kui sa küsisid takistuste või sellise natuke tagasihoidvate tegurite osas, siis tahes-tahtmata, kui sa teed midagi tulihingeliselt, siis sul tekivad ümber inimesed, kes hakkavad sind jälgima, kes samastuvad, kes elavad kaasa, aga sul enamasti vähemalt sama palju, eks ole, tekib neid inimesi, kes hakkavad sind alla tõmbama, kes ei saa aru, mida sa teed, miks sa seda teed, nad ei olnud sel hetkel sinu juures, kui sa enda jaoks panid plaani paika, et nüüd ma hakkan seda tegema. Nad ei tea, miks sa seda teed, mis su eesmärk on, nad ei saa aru, nad võib-olla tunnevad, et ma ei tea, kasuta oma aega kuidagi kasulikumalt ära, eks ole, tee midagi muud. Talle see ei meeldi, järelikult tal on kohe õigus, eks ole, hakata laimama või kommenteerima, miks see tänapäeva tunne inimestel, et sotsiaalmeedias on kõik lubatud, on ikkagi, pardon my French, aga perversne natukene, mis seal nagu toimub, sest et see nagu inimesed ei taju piire ja see on kole. Ja see on ka ikkagi... Kui sul ei ole enda jaoks välja töötatud neid filtreerimismehhanisme, millega sa nagu saaksid hakkama selle võib-olla negatiivsusega, sellega, kus inimesed sind maha tõmbavad, siis see võib viia väga kergesti selleni, et sa löödki käega. Sellepärast, et sulle tekibki tunne, et kuna need inimesed on valjemad, kes on negatiivsed, me näeme seda praegu ühiskondlikes debattides, need inimesed on valjemad, kes on negatiivsed, positiivne ei jõua püünele ja sulle tundubki, et seda negatiivset on rohkem, kuigi tegelikult ei ole ilmselt, võib-olla mõnel juhul on, aga enamasti ei ole. Ja sa hakkadki iseenda käest küsima küsimusi, et kas ma teen nagu õiget asja, äkki ei peaks üldse tegema. Ja see mindset, et savi, mis teised ütlevad, et ma teen just täpselt iseenda pärast seda asja, tema ei tea, mis mu eesmärk on, tema ei võida sellest midagi, mina võidan. Ma ei küsinud tema käest nõu sel hetkel, kui ma hakkasin tegema, eks ole, ma ei tunnegi seda inimest. See on see asi, mis tuleb nagu iseenda jaoks selgeks teha, et inimene, kelle käest sa ei lähe küsima nõu, et kuidas midagi teha, ei ole ka inimene, keda sa peaksid kuulama, kui ta sulle ütleb, mida ja kuidas peaks tegema. Et see nagu endale, mina olen selle nagu endale koljusse väga tugevalt raiunud, sest et tahtes olla nagu võib-olla tähelepanu all rohkem aeg-ajalt, siis mul on, nimetame siis neid heitedeks, ma arvan juba põhikoolist saadik olnud väga palju ja las nad, palagan läheb selles mõttes edasi, et las nad karjuvad. Et see on nagu selline hästi, see zen mode tekib, et kui sa suudad nagu selle müra ära summutada, panna need klapid pähe, teha oma asju edasi ja natukene muiata selle peale, et
sa raiskasid praegu 10 minutit oma elust, et kommenteerida nii pikk asi mu kuskile feed'i, eks ole, et väga hea, mu algoritm töötab paremini tänu sinule ja anna tuld. Ma just tahtsin tegelikult küsida, et kui sa kandideerisid, siis ju oligi ilmus päris palju artikleid selle kohta, kus inimesed ei olnud rahul sinu toodanguga, et kuidas ikkagi nagu selline linnapea kandidaat tantsib TikTokis on ju. Jube. Issand jumal ja mis tantsu ta veel teeb seal on ju. Et eks sa natuke vastasid ka, et mis tundeid see sinust tekitas või mis sa sellest arvasid? Ma arvan, et see tekitas mu emas kõige rohkem tundeid. Ta oli kogu aeg väga mures minu pärast ja tema nagu tema ei pea olema nagu kogu aeg selles valguse ees. Ja tundub, et nagu inimesed nüüd teevad jubedalt ülekohut. Mulle eks nad tegid ka ülekohut, aga minu jaoks oli see nagu tavaline. Ja ma teadsin seda, et ma lähen esinumbrina võitlema linnapea koha nimel. Et see ei saa olema, võta kandikul kätte ja tee asi ära, eks ole. Et ma teadsin, et mul on nüüd 2 varianti, kas ma lähen poliitikasse või ma ei lähe poliitikasse. Kui ma lähen poliitikasse, siis hakatakse luukeresid või siis kõike mu elust nagu tahtma teada. Ja kuna ma olen noor, siis see oli ka põhimõttelise hea vastand, et kogemustagi inimene versus kogenematu inimene, sest et ma olen noor. Ja eluterve huumor on see, mida ma viimased pool aastat endasse lihtsalt sisestasin. Et ma ei tea, tulistan mind ükskõik millega. Väga hea, ma filtreerin selle ära, võtan enda jaoks väikse naljaga ja ma annan sulle sellise vastuse, millega sa nagu saad midagi teha, aga sa samas ei saa ka midagi teha. Et mina tean, kes ma olen. Ma tean, mis ma olen väärt. Ja ei ajakirjanik ega ka Facebooki kommentaator ei saa mu minapilti muuta. See on selline asi, ma arvan, et kui sa vahet ei ole, mida sa teha tahad, millega kaasneb teatud määral mingisugune avalik nii-öelda kajastus või et sa oled avalikkusele nii-öelda avatud, siis sa juba seda otsust tehes, et kas sa seda teed või ei tee, nagu Rogeril oli selle poliitikaga või minu puhul see, kas ma teen see oma avaliku kodukonto. et kui sa oled nii-öelda avalik ja jagad ennast avalikkusega, siis sa nagu pead mingil määral arvestama sellega, et sa saad sealt mingisugust tagasisidet. Ja kuigi mina seda kodukontot tehes mul on tõrna aimugi, et sinna mingisugused inimesed peale minu sõprade võivad hakata kogunema, siis vaatamata sellele ma ikkagi, kui neid hakkas kogunema, siis ma juba hakkasin kohe davai, millal nüüd need esimesed trollid tulevad, millal nad hakkavad mulle midagi kirjutama, sest nagu uudised ja kogu internet on ju täis seda, et kõik on nii negatiivsed ja seda netikommentaatorid on nii õelad ja nii palju, et ma põhimõtteliselt kõik need 3 aastat, mis ma olen seda teinud, ma olen nagu valmistunud selleks, et keegi tuleb ja hammustab mind kuskilt. No nüüd tuleb, ütlesid välja. Jah, ei on, paar korda on olnud, aga ma ütlen, et tegelikult see ongi see, et kajastatakse hästi palju seda negatiivset ja siis jääb mulje, et seda on kõvasti rohkem kui positiivset. Aga minu isiklik kogemus, ma olen 3 aastat oodanud, ma olen 1 korra nagu seda valmistusin 1 korraks põhimõtteliselt, et selle 3 aasta jooksul on nagu üks selline väikene semiavalik heit siis olnud minu suunas. Et tegelikult, kui sa teed tõesti seda, mida sa armastad ja sa tead, kes sa oled, miks sa seda teed ja ajad ainult nagu oma asja, siis inimesed selles mõttes on pigem positiivsed ikkagi. Ja kui sa ei anna neile seda võimalust nii-öelda enda kallal võtma hakata, mida mina teen teadlikult, ma väldin avalikult rääkimast teemadest, mis annaksid inimestele võimaluse minuga vaidluses astuda või mulle midagi öelda, sest neil on teine arusaam asjadest. Nendeks on siis vaktsineerimine, poliitika, lastekasvatused, 3 esimest teemat, millest ma nagu kunagi ei räägi, sest need on sellised asjad, millest inimestel on väga erinevad arusaamad ja need alati tekitavad konflikte, ütleme nii. Et muidugi on nendel teemadel võimalik arutada ka rahulikult ja normaalsel viisil, aga sotsiaalmeedias mitte väga. Ma saan siia kohe näite tuua TikToki põhjal. Et TikTokis on olnud siin viimase aasta jooksul väga suureks teemaks just see kiusamise pool ja need negatiivsed kommentaarid ja on mõned suuremad TikTokerid selle nii-öelda vastu justkui võidelnud. Küsimus, et kas need meetmed on olnud nagu kõige õigemad, ma jätaksin sinna nagu laveerimisruumi,
aga kuna ma ise ka TikTokis lisaks videode tegemisele teen ka laive, nüüd küll ei ole jõudnud enam nii tihti teha, aga mõni hetk lausa 3 korda nädalas ja ikka tuleb sul võib-olla mingi 40 inimest vaatama, mõnikord on seal lausa 60 inimest ja kui inimesed nagu scrollivad mööda ja näevad sind, siis esimene asi, näevad ju sinu välimust, eks ole, ja siis tuleb sinna tahes-tahtmata kohe tuleb mingi torge selles osas. Ja eriti, kui sa räägid veel endast või sa räägid mingist teemast, mis keegi on küsinud, siis see tekitabki kohe erinevaid arvamusi, et kellele, ma ei tea, meeldivad arvutimängud, kellele ei meeldi arvutimängud, kellele meeldib sporti teha, kellele ei meeldi sporti teha. Aga hästi huvitav on see, et ma olen eluaeg olnud selle seisukohaga, et kui sul on nagu keegi tuleb nagu negatiivse mingisuguse kommentaariga, siis on 2 varianti. Kas sa piltlikult ei anna talle üldse tähelepanu või sa annad talle sellise tähelepanu, et ta mõtleb endamisi, et miks sa oled nii positiivne selle minu negatiivse kommentaari osas. Ja eriti, kui ma seda laivis teen, siis mõned inimesed on tulnud ja küsinud, et sul ei ole siin nagu kommentaariumis üldse väga heiti, eks ole, et sa lähed teise inimese laivi ja seal ainult nagu pannakse puid alla pidevalt. Ja ma olen ka aru saanud, et see ongi sellest, et iga kord, kui keegi mulle puid alla paneb, siis ma võtan selle naljana, tänan teda selle hea komplimendi eest ja ütlen, et sellest oli kindlasti nii sulle kui mulle praegu kasu, eks ole. Ma tõmban selle naljaks ümber ja ta kaob ära mul sealt laivis, sellepärast ta ei saa kätte seda. Sa ei küta ta ahju. Just, ma ei küta ta ahju. Ja see on nagu siuke positiivne näide, kus tegelikult saab väga lihtsate vahenditega selle netikiusu vastu, jah, okei, mitte anonüümsete kommentaaride vastu kuskil artiklis, aga just selliste ka Instagramis ja mujal. Et alati on muidugi neid, kes teevad varikontosi ja tahavad tulla ja mul on ka sellega kogemusi, et tullakse nagu massiliselt, aga kill them with kindness on arvan siuke. Ma olen ka seda praktiseerinud, töötab hästi. Väga lahe. Aga miks üks noor võiks üldse kaaluda nagu sellise persooni brändiga alustamist? Ma arvan, et selline persooni bränd võib vast aidata, kui ma nüüd räägin puhtalt enda näitelt, et see võib kaasa aidata sul tulevikus hakata tegelema millegiga, millega sa praegu tegeled kui hobiga, arendada sellest nagu lõpuks töö. Et see persooni bränd võib sellele kaasa aidata, mis minu puhul põhimõtteliselt on läinud, et tegelikult üks nendest põhjustest, miks ma selle kodukontoga alustasin, oli see, et ma sain aru täiesti võhikuna kehalise kasvatuse õpetajana, et oi, mul tuleb kodusisustamine päris normaalselt välja, et oi, mulle täitsa meeldib see. Et lisaks sellele, et ma tahtsin seda sisu nii-öelda ise luua, et mulle väga meeldis pildistada ja koduasju teha, mul tegelikult tekkis ka unistus tol hetkel, et võib-olla ma võiksin seda teha kunagi ka päris tööna ja selline lisa kõrval eesmärk sellel kontol oligi see, et ta mõjuks siis natukene võib-olla ka minu portfooliona, mis on ka põhjus, miks ma olen selle feedi hästi sellise korrektse nagu hoidnud. Ja tänasel päeval 3 aastat hiljem ma võin öelda, et see on seda minu jaoks teinud, et nüüd ma mis asja, varsti juba saab aasta juba, kui ma nii-öelda päris töölt tulin ära ja hakkasingi siis tegelema sisustamisega, kodusisustamisega. Et ma arvan, et see on üks selline päris tore asi, mis sellega võib kaasneda. See on väga, väga ehe näide, kuidas sa teedki hobist piltlikult töö endale. Ja see on väga tugev argument, millega ma igati nõustun. Ma võtan võib-olla jälle sellise metatasandi kontseptsiooni peale korraks lahti. Et esimese asjana mulle tundub, et inimene iseendas peaks üks hetk aru saama, et kas sa nagu tahad silma paista või sa ei taha silma paista, et kas sa oled valmis selleks. Et see võiks olla nagu esimene kokkulepe iseendaga inimese puhul, et kas sa oled üldse valmis mingisugusekski tähelepanuks. Et tahes-tahtmata, kui sul juba Instagramis 1000 followeri tekib, siis sul on ilmselt mingi 400-500 inimest, kes su stories vaatavad ja see mõjutab neid kuidagi. Ja siis, kas sa oled nagu valmis katsetama erinevaid asju, sest et ilmselt esimene asi ikkagi vahel läheb aia taha, vahel ütleme enamasti läheb, kui hakatakse erinevaid asju proovima ja minu näiteks mentaliteet on see, et katseta, et siis sa nagu saad kõige paremini aru, mis toimib ja mis ei toimi ja mis sulle meeldib. Ja siis sealt edasi ongi see, et ma tahaks öelda, et hästi oluline tänapäeval on eristada sellepärast, et sa oleksid natukenegi teistsugune sellest hallist massist. Ja ma loodan, et paljudel inimestel on see tunne, kõikidel ei ole ja ei peagi olema, aga on see tunne, et ma tahaks nagu olla teistsugune ja selle kõige paremas mõttes, et ma tahan nagu eristuda.
et ma ei taha olla nagu need kõik teised, kui sa oled, ma ei tea, oled sa Mihkel või Anna või Mari, et ma ei taha olla täpselt nagu kõik teised Mihklid ja Annad ja Marid, et ma tahan olla isik, eraldi persooni bränd. Ja see tõesti pikemas perspektiivis võib-olla 5 või 10 aasta mõttes, kui sa juba noorena alustad, võib-olla varem, kui sa mingit head niši tabad, siis Eesti on nii väike, reaalselt konnatiik, see on väike, Euroopagi on väike. Et kui sa juba korraks seda õiget kella suudad tilistada ja jääd kellelegi silma, siis töökohad, kontaktid, tutvused on tulevikus kordades kergemini tulema ja sulle pakutakse võimalusi. Ma arvan, et see kõige olulisem erinevus on see, et sa ei lähe tulevikus otsima võimalusi, vaid sulle hakatakse pakkuma võimalusi, kui sa oled ise proaktiivne ja hakkad varakult oma brändi ehitama. Jep, ma olen nõus sellega. Siuke lahe, ma sain siit nii palju inspiratsiooni praegu. Aga kuidas siis teha neid esimesi samme, et ma nüüd olen nagu idee endale paika saanud, et kuhu ma tahaksin töövaldkonnas jõuda ja mis ma nüüd siis nagu tegema peaksin? Et mul on mingid kontod olemas, selle Instagram, TikTok, ma olen sinna suht suvaliselt sisu tootnud varem. Issand. Ma arvan, et võib-olla sa pead kõigepealt ikkagi ise siis teadma, et mis asi, et kas sa kõigepealt nagu teadma, et kuhu sa siis jõuda tahad või mis asi see on, mida sa siis ikkagi nagu teha tahad. Et kui sa niisama mõtled, et okei, ma nüüd hakkan persooni brändiks, et sul peab ikkagi olema see mingisugune, ma arvan, sellel persooni brändil peab ka mingisugune väike nišikene seal taga olema, mis aitab sul siis vastavalt sellele enda seda tegevuskava või eesmärke või nagu lihtsalt isegi su enda jaoks teadmist, et kuhu sa nagu jõuad, et selleks, et sinna jõuda, kuhu sa jõuda tahad, sa pead teadma, kuhu sa jõuda tahad. Ma ei tea, see oli väga niisugune poliitiline vastus praegu, mis võib-olla ei öelnud mitte midagi, aga... Ei, see ütles küll, aga selles mõttes, et näiteks kui oluline see, et ma panen kohe alguses paika selle visuaalse identiteedi, et võt neid värve ma hakkan kasutama ja seda fonti näiteks. Mina arvan, et ta on nagu tähtis, see on nüüd seesama jälle see visuaalne pool, mida inimesed, eks ole, näevad selle brändi osas. Ja ma arvan, et see on oluline, et sul peab ikkagi olema, kui me räägime nüüd ainult tõesti sotsiaalmeedias enda persooni brändi näiteks loomisest, siis esimene asi, ma arvan, mis seda inimest sinu feedil nagu hoiab, on ikkagi see, et see, mis ta näeb, on ilus. Nagu poelettidel, et sa lähed selle ilusa pakendi poole. Et see on nagu Instagrami puhul või mõne teise platvormi puhul, ma arvan sama, et tegelikult need fondid ja värvid ja asjad on olulised, aga ma ei arva, et see oleks nagu prioriteet number 1, mis on nagu kõige olulisem, millele sa peaksid nagu seda põhja või selle kõige esimesena nagu keskenduma. See võib nagu tulla, aga samas need on nagu ka sellised asjad, millest sa ise võib-olla väsid ära, vaatad, oi, seal poole aasta pärast tahan hoopis midagi muud hakata tegema. Et see on nagu selline natukene võib-olla pealiskaudne, et ma ei teagi, kuhu ma jõuda tahan selle jutuga praegu. Ma arvan, et need on olulised, aga võib-olla sa pigem ikkagi peaksid keskenduma kõigepealt sellele, et see tunne, mis sa inimestes nagu tekitad, et seda kuidagi niimoodi esile tuua rohkem. Mis see point nagu on? Jah, et või mida sa pakud oma jälgijale, või et see väärtus, et see inimene, kes tuleb su feedile, ei näe ainult ilusat pilti, vaid ta reaalselt kas saab sealt midagi, kas mingi uue teadmise või mingi uue oskuse või mis iganes. Me jõuame ringiga tagasi selle kommipaberi juurde jälle. Mina olen väga kommipaberi usku, võib-olla sellepärast, et mulle magus meeldib, aga see seksikus, selle pakendi seksikus on minu jaoks väga oluline, et ma olen ise neid erinevaid nagu, ma ei saa öelda brände loonud, sest ma olen ikkagi pigem nagu logo või siukse visuaalse poole ära loonud, teinud mingid Facebookid, Instad ja asjad ja siis nagu ükskord saanud aru, et kurja, et mul ei ole aega järgmised pool aastat sellega tegeleda, et on need erinevad mingid podcastid või asjad olnud, aga mina olen lihtsalt see inimene, mul on seda teinekord ka sõprade tuttavate poolt ette heidetud, et ma võib-olla keskendun liiga palju visuaalile, aga ma ei kuula teisi, sellepärast, et minu jaoks on visuaal väga oluline, lihtsalt, et ma tahan saada sealt seda emotsiooni. Aga vastates su küsimusele, siis mulle tundub, et on 3 asja. Esiteks on minu mentaliteedist lähtuvalt unista usu saavuta. Ehk siis, kui sul on teada see asi, millega sa tahad tegeleda, siis natukene peapilvedes olla võib-olla naiivne on vajalik, sellepärast, et sul hakatakse kohe maha lõhkuma neid võib-olla sibulakihte, et see on liiga ambitsioonikas ja nii edasi. Olegi ambitsioonikas.
teised ei saa sinu eest olla ambitsioonikad, vaid sina pead olema ambitsioonikas, eks ole, ja teised ei tee sinu eest midagi ära, aga kui sa ise mõtled, et noh, ma ei tea, kui mina täna ei mõtle, et ma olen üks hetk, su nägu kõlab tuttavalt saatejuht, nii nagu Märt Avandi oli, eks ole, siis ma ei jõuagi sinna, vaid ma teangi, et ma üks hetk olen. Või siis, kui ma ei usu, et ma olen absoluutne linnapea üks hetk, eks ole, et keegi ei usu seda, aga ma olen üks hetk. Usud sellesse ja siis, kui sa oled unistanud, uskunud ja üks hetk saavutanud, siis teine asi on väikesed ja suured eesmärgid, mida mulle meeldib noortele öelda, et sa läbi põleks, et see sama ambitsioon on ilmselt üks kõige suurem eesmärk. Seda ambitsiooni toetavad võib-olla pooleaastased või aastased eesmärgid. On see jälgijaskonna kasvatamise arv, on see võib-olla X arv laivide tegemine, on see mingisugune käega katsutav eesmärk, oleneb, mis su niši valdkond on, eks ole, et oled väga tubli maaler, ma ei tea, võib-olla noorena käid noormeistersündmusel hoopis, eks ole, et see on mingi eesmärk näiteks sul. Ja siis on väiksed eesmärgid, mis hoiavad siin nende suurte eesmärkide nimel tööl, mis peavad olema sul kas nädalased või kuised. Ja need on need nagu punktid, millega sa varem või hiljem jõuad. Kas sa neid eesmärke nagu jõuad kogu aeg uuendada? Alati ei jõua, aga mina olen väga väikeste suurte eesmärkide usku. Ja siis lõpuks see kolmas asi on siis visuaalne identiteet, mis aitab toetada kogu seda sisu, millele sa oled jõudnud välja mõelda. Ja kui sa hakkad näiteks Instagramis midagi jagama oma uue niši valdkonna kohta, siis ma arvan, et alguses tasubki olla lihtsalt hästi autentne ja rääkida sellest. Üllatavalt palju inimesed on valmis kuulama stoorides, kui sa lihtsalt näiteks Instagrami stoorides, kui sa räägid mingist asjast. Algselt võib-olla oma päevast, aga just eesmärgistatult. Täna ma käisin, eks ole, esimesel võib-olla mingi maalri kutsekoolitusel ja teate, kui äge, kui lihtsa pintslitõmbega on võimalik teha selline kujund, eks ole, või noh, midagi väga lihtsat. Ja see ei ole see, et sa räägid seda, mida kõik teised, vaid inimene võib-olla scrollib ja vaatabki, et ohoo, siuke teema, äkki saan midagi siin targemaks. Jaga alguses pigem rohkem kui vähem, küll sa jõuad, ma arvan, hakata täpselt fine-tunima seda, aga ka pigem sa alguses loodki iseenda karakterit sotsiaalmeedias või oma toote või teenuse karakterit sellega, et sa nagu näitadki, et sina usud sellesse ja mis siis kulisside taga toimub, et kuidas sa selle nimel nagu tööd teed. Hästi pikk vastus oli nüüd. Jagage mõni selline hea soovitus ka, et mõni tööriista soovitus näiteks, et mida kasutada selle brändi loomisel. Ma ei tea, mingi äpp või üldse hea raamat näiteks. Kui me räägime äpist või keskkonnast, siis mina ei suudaks elada praegu ilmselt ilma Canvata, Canva Prota, meeletud võimalused. Kui sul on vähegi aega, siis õpi ka Photoshopi algteadmised selgeks. Igaüks midagi võiks sealt teada, sest et sa säästad nii palju raha tulevikus. Lihtsalt mingid asjad, ilmselt mingi hetk, kui su bränd on suur, sul on vaja võib-olla teenust sisse osta, et asju teha nagu veelgi ägedamalt, kui me räägime ikkagi suurest brändist ilmselt. Aga oma asja alustamiseks on nii mõnus vahepeal nokitseda, vähemalt mulle meeldib Canvas vaadata ja siis lõpuks panna see kuskile sotsiaalmeediasse üles ja siis oodata seda feedbacki inimeste poolt. Muidugi on hea, kui sul on ka võib-olla mingi 3-4-5 inimest, kelle peal testida alguses seda, aga ka Canva, mina olen väga Canva usku keskkonnana, et seda võiksid inimesed katsetada. Ma pigem oleks ka öelnud võib-olla, ma olen Canvat kasutanud, ma ei ole päris Canva usku, aga ma mingite teatud asjade jaoks seda kasutan. Aga tegelikult võib-olla hea tööriist, võib-olla ükskõik mis sotsiaalmeedia platvorm, sest tegelikult neid how-to õpetusi on nagu igal pool. Ma arvan, et mind TikTokis ei ole, aga ma arvan, et neid on TikTokis, neid on väga palju Instagramis, kuidas teha mingisuguseid storisid, kuidas teha mingisuguseid videosid, YouTube'is, kuidas töödelda pilti, kuidas kasutada Lightroomi, kuidas kasutada miljonit asju või noh, see on nagu õpetusvideosid täis. Et ma võib-olla lihtsalt soovitan vaadata neid õpetusvideosid, mida sa teha tahad, et ükskõik mida sa teha tahad, selle kohta on kuskil õpetusvideo olemas, lihtsalt nagu guugelda ja sa leiad selle ülesse, et ei pea olema nii-öelda leiutaja ja hakkama ise nagu kõike proovima, et võta see õpetus lahti ja sa omandad nagu mingisugused baasteadmised nagu kiiremini. Et võib-olla see
oleks niisugune lihtsalt tööriist. Et sa ei pea tihti, mina olin see rumal, kes ei tulnud selle peale, et meil on niisugune imeline asi nagu Google olemas, kus tegelikult on kõik asjad olemas. Ma ütlesin, et kuidas seda tehakse ja seal nagu Lightroomiga just piltide töötlemise puhul mingi aasta aega õppisin ja katsetasin ja proovisin. Ja siis nägin, et seal äpis on tegelikult ka kõik õpetuse videod olemas, et miks ma nagu varem neid ei vaadanud. Ma just ka üks päev vaatasin su feed'i ja mõtlesin, issand, kuidas sa need värvid saad sinna, et su nagu, kas tõesti su tuba ongi siis ainult nagu nendes värvides? Ei ole. Vaata seal tavaliselt, mul on päris värvides pilt ka kõrval, mis nagu päriselt on. Aga jah, see on, mina õppisin nagu puhtalt, selles mõttes kolistasin need ämbrid läbi, õppisin ainult nagu oma vigadest ja nagu ainult nagu kogemusega, lihtsalt proovisin, kuni lõpuks siis sain teada, kuidas mingid asjad töötavad ja kuidas mingid soovitud tulemus saavutada. Aga tegelikult on võimalik seda nagu kiiremini ja lihtsama vaevaga ka saavutada, et lihtsalt otsi internetist on minu soovitus võib-olla, jah. Siit su mõtet edasi arendades ja peegeldades mulle tundubki, et see üks nagu hästi oluline osa meie tänase vestluse juures ja kui keegi on mõtlemas enda brändi või niši loomas, siis just seesama, eks ole, proovimine, katsetamine, nende ämbrite kolistamine, ebaõnnestumine. Et kui sa saad iseendaga selle nõusoleku, et need esimesed 3 eksimust olidki need, mis nagu pigem arendasid mind ja oledki rahul sellega, et need ebaõnnestusid ja lähed edasi, siis sa tead, et see lõplik toode, lõplik teenus, lõplik bränd on sedavõrd tugevam, sest et sa tead, mida mitte teha või mida mitte tahta. Ja siit edasi mul tuli veel mõte, et üks tööriist veel on see, et ilmselt see, mida sa teha tahad, keegi on seda varem juba teinud. Et nagu tee seda researchi või vaata, mida teised sama valdkonna inimesed nagu teevad, et sa ei pea olema jälle see leiutaja, et mõtlema ise jalgratast välja, kui see on juba tehtud. Et uuri, vaata seda, mida teised teevad, võib teha mitte kopeerida üks ühele, aga võtad sealt mingisugused oma nipid asjad välja ja paned midagi enda poolt juurde, et see on nagu täiesti okei, seda ei pea üldse häbenema ja pigem on see selline ka asi, mida võib teha, lihtsalt vaadata, mida teised teevad ja kuidas nad teevad ja analüüsida seda, mida teised teevad. Ja mitte mida, võib-olla täpselt pigem ongi see, et kuidas nad seda teevad, et mis nagu töötab ja mis mitte. Vot! Roger ja Merlin, teiega oli hästi tore rääkida ja mina ja ma loodan, et teised ka said inspiratsiooni ja mina soovin teile hästi palju jõudu, palju häid ideid ja jätkake oma asja, et see on väga lahe, mis te teete mõlemad. Võt, aga teiega head noored, kohtume siis juba järgmises saates. Senikaua jälgige meie brändi TikTokis, Instagramis ja Facebookis ja YouTube'is ka.